Tere tulemast tagasi minu kanalile, minu nimi on Kaisa ja mul on väga hea meel, et sa oled jõudnud siia kanalile. Kui sa ei ole veel subscribe'id, siis kindlasti tee seda, et sa jääks ühest uuest videost ilma. Aga täna filmin ma midagi täiesti uut enda jaoks ja ka teie jaoks, sest et kui ma üldse alustasin enda fitness teekonda ja kui ma üldse tulin nii-öelda siia trennimaailma, siis ega ma ei teadnud väga täpselt, mida ma tegema peaks. Ma ei teadnud nii hästi tehnikat. Ja ma alustasin täpselt samamoodi, nagu võib-olla mõnigi teist praegu alustab, vaadates YouTube'i videosid ja ma avastasin enda jaoks väga palju selliseid kanaleid, kus tehtigi trenni sinuga koos, ehk siis reaalajas trenn, sul oli taimer, treener tegi sinuga kaasa, haipis sind üles ja see oli siuke tunne, nagu keegi teeks sinuga koos trenni. Ja kui ma alustasin enda YouTube'i kanalit, siis ma teadsin, et ma tahaks midagi sellist tulevikus teha, aga enne tänast ma ei olnud väga kindel, kas ma teen midagi sellist, aga ma olen viimasel ajal saanud väga palju kirju erinevatelt tüdrukutelt, kes on küsinud, et kas ma võiksin rohkem detailsemalt näidata oma trenne, kas ma võiksin rohkem rääkida, kui kaua ma mingit harjutust teen ja kui palju ma mingit harjutust teen. Ja ma mõtlesin, et kõige parem lahendus olekski teha üks videote seeria, kus ma teengi teiega koos kõik trennid kaasa. Me oleme täna City Yoga stuudios, mis asub Miine tänaval ja ma olen nii tänulik neile, et nad lubavad enda stuudiot kasutada, et ma saaksin teile neid videosid filmida. Ja siin muide saab tulla ka joogatundidesse, erinevat liiki joogad, nii et koha mõttes väga ideaalne ja ülihubane koht, nii et kui sulle pakub huvi, siis kindlasti tule ja vaata üle, mis siin toimub. Ja täna olen ma kokku pannud teile vaikse kardiotrenni ja miks vaikse? Sest ma olen eluaeg elanud korteris. Kuna ma olen kogu aeg korteris elanud, siis ma olen alati ikkagi tahtnud arvestada naabritega ja ma tean, et väga paljud inimesed, kes tulevad näiteks õhtul kell 7 koju, kui mina hakkan näiteks trenni tegema, ei taha kuulda, kuidas ma mingi hüppan ja mingi lärman lihtsalt oma kodus. Seda trenni kokku pannes ma arvestasin nende inimestega, kes elavad ka korteris. Kõiki neid harjutusi saab teha ka jõusaalis ja sa võid kõiki neid harjutusi ka muuta intensiivsemaks hüppamiste ja asjadega, aga siin videos me ei hüppa, me ei tambi vastu põrandat, nii et ma usun, et paljud naabrid saavad olema väga õnnelikud selle üle. Pluss sina saad väga intensiivse trenni siiski. Tänase trenni eesmärk on just see, et me saaksime sinu südamelöögid üles, me saaksime higi välja su kehast ja me paneksime rasva lihtsalt nutma. Nii et tänased harjutused, mis me selles videos teeme, on kükid, kükk-käärkükk kombo, kokku-lahku abs, plangu variatsioon, kükk-käärkükk diagonaalis, väljaaste crunch, mägironi ja twist ja plank kõht maha. Pea kindlasti meeles seda, et ma ei ole sertifitseeritud treener, mul ei ole treeneri paberid, kõik, mis mina olen õppinud, on tulnud ka läbi videot, vaadates läbi erinevaid treenereid ja kõik on minu enda kogemus. See trenn, mida mina täna teile siin teen, on see, mida mina ise teeksin jõusaalis ja see on selline trenn, mida ma teen oma sõbrannadega, kui nad minuga kaasa tulevad, nii et peast meeles kindlasti. Ära tee endale haiget, kui sa ei ole sooja teinud, siis kindlasti tee natukene sooja ja ma arvan, et lähme video juurde. 10 sekundit. Ja esimese harjutusega on tähtis see, et põlved ei läheks üle varvaste ja pepu läheks taha ja kogu su raskus on kandade peal. Käed lähevad pea juurde, ehk siis su pea on kätte vahel. Ja kindlasti ära unusta hinnata. Ja kui sa üles tuleb, siis on siuke jõudnud üles võrrele ja sa lükkad enda tuharatest üles ja pingutad ka kõigi jalavihasid. Viimasegi pausi. Esimene ring on puhtalt, et te saaksite aru, mis harjutusi me teeme ja kuidas tehnika käib. Nüüd kükki ja käekükki kombo. See harjutus on nii petlik. Ma olen teinud seda nii Kaisale, Laurale ja kõik algus on nagu mingid näoju. Aga tegelikult, kui seda teha õigesti, on see täielik hiller liigutus. Tähtis on, et sa oled pidevalt ühele järjel, sa ei tule siia üles, vaid sa oled täpselt keskelt ja kindlasti keerad pea kaasa. Sest kui sa keerad pea kaasa, siis võib tekkida selline hetk ja sa võid oma liigestele haiget teha. 10 sekki pausi, nüüd liigume edasi kõhulihaaste juurde. Väga lihtne klassikaline kõhulihaaste harjutus. Ehk siis kokku, lahku, kokku, lahku. Sirutad varbaid,
kõht on sees, nagu ikka. Ja hingad. Siuke hea kõhutähtarjutus. Ja see hakkab natuke pöörima, aga see on okei. Ja järgmiseks on lambu variatsioon, mis on palju lihtsam, mis see tundub alguses. Võib-olla natukene koordinatsioon läheb paigast ära, aga oled 90 kraadise nurgal, kõnnid ette, kätte kõvetus, jalg kõrvale ja kõnnid tagasi. Terve aja kõht sees ja pingutatud. Ja vahepeal võtta, et see läheb järjekord sassi, aga see on okei. Ja nüüd kõik need asjad uuesti. Ja nüüd, kui nad teate, kus kõik harjutused käivad, siis paneme rohkem energiat ja natukene rohkem ennast siia harjutusse. Seis on teil ees ka. Tähtis ongi, et sa ei läheks kuidagi nagu taha, et sa kiiresti kükki asendis. We gon' break up, then we make up, act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Kükki käändik. Ja roomusta hingata, see on raske ja see põletab. Ja ma ei teinud üks pausi vahele, nii et ma teen praegu kauem. Aga teil oli paus. See hakkab eriti kõrvetama jalgade pealt. Just reite osa. Aga see on okei. Saame kilbisid jalad järgmiseks suvaks. Väike paus. Kindlaks ära vahepeal leita. Pigem raputa, et me ei taha lihastada liikuma. Lähed kõhutähiste peale. Ja õhku. Lahku. Ma kunagi vaatasin neid videosid, kui ma alustasin. Ja siis see naine rääkis ja tõsigi hingeldanud ja naeratas. Ja siis kui mõtlesin, kuidas see üldse võimalik on, et ta teeb hingab ja ta tuleb sõnad suust välja. Nüüd mina kõigepealt midagi täiesti uut. Plangu variatsioon. Ja siin ka küljed ja kõht on tugevad. Ma tunnen, et see liigutus on ka siuke, et ta on nagu veidi puhkus, aga samas, kui teha õigesti, siis sa ei tunne seda põrni ka. Ja kõik harjutusi üks kord veel. Ja siin me oleme teise ploki juures ja pool seda trenni on juba ära tehtud. Ei ole vaja vabandusi, et ei saa teha trenni. Ja intensiivselt võid kükki teha kiiremini, sest kuigi see soojemisharjutus on see ka harjutus, mis paneb meie südame natuke kiiremini muksuma. Kümneseteni pausi, nagu ikka. Naputa jalgu ja valmistan ette järgmiseks harjutuseks. No nii, viimane kord minu arust kõige hullemad harjutus siin videos. Kas teil on ka, te olete ülditsetud ilusast keskkonnast, teil on ilus ruum, kus te treenite. Siis te teete nagu
tõenäosusega trenni. Nonii, 2 tuuleharjutust ja siis on pikem paus, nii et ei anna alla praegu. Viimane kord seda harjutust. Ja kui sa kõhu peale tõmbad jalas, siis hinga välja. Ära unusta jalga sirutada, nüüd põlgist sirutada. See on ekstra liigutus, aga see it makes a difference. Ja viimast korda block variatsioon. Ma ei tea, kuidas teeb, nagu mina ei seda sihiste juba. Ja me oleme alles esimese bloki juures. Kõnnid välja. Võrdlus. Jalg. Kõnnid välja. Võrdlus. Nonii, pikem paus, sa võid võtta juua, mul kuidagi ei ole seda harjumust, et ma trenni ajal jooks, nii et ma lihtsalt teid chillin, hingan. Lähme juba järgmiste harjutuste juurde. Nonii, hakkab pihta. Lähed kükki, välja, kükki, välja. Nagu esimene harjutus, ei tõuse esimene. Teine harjutus esimeses plokis. Ei tõuse kõrgele, jääd madalale. Buum, buum. Käed võib panna kuhu iganes, kus sul mugav on. Võib panna puuse, võib panna ette ja palvetada, et see trenn kiiresti läbi saaks. Väike paus. Ja järgmine harjutus. Jalg siia. Jalg ja sa teed 15 sekundit ühte poolt. Ma juba panin pange. Tegelikult on niimoodi. Buum. Buum. Ja nüüd vahet jalga. Twist. Twist. Twist, 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 väga hea. Järgmine on mountain climber twist, üks väljarõnne twist. Meil on vahepeal twistimis, väga hakkab pihta. Siin on üks liigutus, mis paneb tegelikult südame leida ja sa ei pea sealt hüppama ja tegema klassikalist rõnnet. Nüüd ma ütlen teile, et hingake ei ole raske, siis ma tegelikult saabkin ennast enne alla jätaks praegu. Ja siis on plank, kõht maha ja see viimane harjutus selles blokis. Ja siis ma lähen 2 korda veel seda blokki, mida ma valmis. Ehk siis plank. Kõht maha, plokk, kõht maha, kõht on tugev, selg on tugev. Mingit sihukest asja siin ei tee, siis see teed endale seljale liiga. Ja tähtis ei ole kiirus, tähtis on lõpuks tehnika, et ei vigastaks end kodus. Väike paus ja siis läheme sinna harjutus uuesti. Ehk siis kükk, diagonaal ja ära unusta, käed võib panna jällegi kuhu iganes, võid pea taga hoida ja võid palvetagi seismile. Nagu te näete, siis siin trennis tegelikult ei ole vaja suurt ruumi, et seda trenni teha, kõik on mati piires.
ja nüüd väljast kõrvale, süst, kõrvale, süst. Võimalikult madalale. Siis on pikem tee üles lükata ja puuti kasvab rohkem. Ja vaata poolt. Ja ei maandu raskelt maha. Vaikselt. Nagu uudusüük. Ma ei tea, miks ma pean seda ringi rohkem tšekkima nagu. Aga ma ei ronja, sest jalg, kindlalt, tagasi, jalg, keerad, tagasi. Hästi kontrollitud liikumine. Väike paus, nii nagu viimane harjutus siis võttis. Ja siis ainult üks ring veel ja kogu see trenn on tehtud. Mul on vaja seda motivational talki. Ja üheksad veel. Boom. Ja üks. Viimane nüüd kõike. Sa jaksad. Mina jaksan. Olen küll surnud, aga ma jaksan. Ja võin seda tagasi ainult. Boom. Tegelikult ei näe seda. Aga mul jookseb väike higitist. Singul mu juures. 6 sekundit. Ja te ei pea seda harjutust tegema täna. Ja küljele. Ma arvan, kui sa vett võisid juba, siis sa praegu muusumisse kohas. Vahata jalga. Kolm, 2, 1. Ja ma olen high twist. Kohe läbi. Kohe on läbi. Kes ei taha twisti teha, on täiesti vabalt teha tavalisi mountain climberid, kus mu naabrid ei ole. Viis, 4, 3, 2, 1. Väike paus ja viimane harjutus. Terve video, viimane harjutus. Me saame hakkama sellega. Ja pane kokku oma järelevalve energia siia harjutusse. Tubli, natuke veel. Hinga korra. Ja me saimegi trenni tehtud. Plaksud endale, mina plaksutan endale, ma olin tubli tublisti trenni teinud. Ja enne, kui me lähme ühes jutu osa juurde, venitame lihasid väga seda. Võta põrandale, sirutame täiesti välja.
nii välja kui saad, varbaotsad, näpuotsad, selg, kõik. Ja nüüd, kui sa sisse hingad ja välja hingad, siis välja hingates on iga lihast väikest lõdvaks. Ja uuesti pingesse. Iga osa lõdvaks välja. Too vasak käed kõhu peale ja venita. Ja nüüd tood parem põlv vasak jala kõhu taha. Ja hinga lõpetad. Ja nüüd uuesti ühe korra pingesse, täiesti sirgu. Hinga välja lõdvaks ja too paremalt kõhule. Ja nüüd tood vasak jala põlv parema jala kõhu taha. Võid jalad eest sirgu ka panna. Aga jalad. Nüüd keera kõhuli. Hoidingi võtsu, peale kohtasse, aga täiesti lõdva. Ja nüüd mine. Aitäh sulle! Tehtud kardiotrenn, kus ei ole hüppamist, sa ei sega oma naabreid ja ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mina higistan hullupööra praegu, nagu mul lähevad higinired igalt poolt. Tuleme video põneva osa juurde, ehk siis Luminescence'i trenniriided. Te võite päris mitmes mu videost näha, et ma ei ole varem nende trenniriideid kandnud. Ja sellel on ka väga lihtne põhjus. Kunagi, kui nad oma riietega välja tulid, siis ma ütlen täiesti ausalt, ma proovisin neid ja ma ei olnud fänn. Kui ma täiesti aus olen, siis see oleks, ma arvan, esimene lumisett olnud, mille ma oma raha eest kindlalt oleksin ostnud. See on nii ilus lihtsalt, see on nii pehme. Ma ei oska seda materjali kirjeldada, aga kui sa nagu käega katsud seda materjali, siis see on siuke nagu või, siuke nagu hästi sile, aga samas hästi-hästi pehme. Samuti siin on adjustable siuke väike pael, et sa saad tõmmata piha juurest selle ka natukene väiksemaks. Suurusest olen ma legingsitest S, ülemisest osast XS ja mida ma selle ülemise osa kohta tegelikult tahan teile kindlalt öelda, mida te peaksite meeles pidama, kui te võtate selle seti endale. See on väga ilus sportspra ja mulle väga meeldib see, aga ma kindlalt ei kannaks seda näiteks intensiivsel kardiopäeval, ehk siis kus ma hüppan, kus ma jooksen, ükskõik kus mu rinnad võivad vähe nagu floppida siin ringi, eks ju, sest tal ei ole nii palju tuge. Aga sellisteks treenideks, nagu me täna tegime, on see ideaalne, sest me ei hüppanud, ta hoiab ikkagi paigas rindu, aga ta ei fikseeri neid nii kindlalt ära, et ma saaksin nendega minna jooksma või mingit, ma ei tea, 10 kilomeetrit ära joosta, ma kindlalt seda ei teeks. Nii et pea seda meeles, kui sa kavatsed endale selle seti osta. Samuti legingsite kohta, nagu me näeme, see on hele materjal ja ta ei ole mitte mingil moel läbipaistev, aga kui sa paned mingi tekstuuriga aluspesu siia pükste alla, mõtleme näiteks pitspesu, seda on näha siit alt, mitte küll värvi, aga seda tekstuuri on näha, nii et pea seda meeles, kui sa need legingsid endale ostad, et sa ei pane siia alla erkroosasid aluspesusid, musta aluspesu, pitsiga aluspesu, kindlalt mitte, pane kas täiesti nahavärvi või siis ära pane üldse. Sest keegi niikuinii ei tea, kas sul on seal aluspesu all või mitte. See on minu täiesti aus arvamus, mul ei ole makstud selle eest, ma meilile ütlesin täpselt, mis ma teile kavatsin öelda, et ma tahan teiega aus olla ja kui mulle see set ei oleks meeldinud, siis ma ei kannaks seda lihtsalt, ma oleks selle tagasi saatnud. Nii et minu täiesti aus erapooletu arvamus on see, et see set on seda raha väärt, see on tõesti hea set ja kui sul ei ole varem lumiriideid ostetud, siis see on kindlalt siuke riietus, mis teil võiks olla.
ma loodan, et sulle meeldis see video ja sa võid mulle kommentaaridesse jätta oma ausa tagasiside, mis sa sellisest videost arvasid, mis sa trennist arvasid, kas sa suutsid lõpetada trenni, kas sul jäi see pooleli. Kõik tagasiside on oodatud kommentaarides ja kas te tahaksite veel selliseid videosid näha, sest et ma ütlen ausalt, see on challenge, seda filmida on väga suur väljakutse, eriti teha seda nii, et sa pead veel rääkima, aga samas see on ka väga lõbus ja see on väga tore ja kui ma suudan kellegi fitness teekonda alustada sellega, et nad hakkavad kodus trenni tegema, siis mul on väga hea meel selle üle ja minu töö on siin tehtud. Nii et kui sulle meeldiks veel selliseid videosid näha, siis kindlasti pane sellele like. Kui sa ei ole subscribe'inud, siis nagu ikka palun subscribe'i ja näeme juba järgmises videos. Bye! That's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes, laughing with my friends under the sky.